2019 oli mul selline päris suur aasta, et kaks tähtsat projekti said valmis. Üks oli Vanamehe film, mis on väga raju seiklusfilm täiskasvanutele või kogu perele. Ja see sai valmis septembris ja siis aasta alguse poole sai valmis üks teine peaaegu 8 aastat töös olnud projekt, mis on siis lühi õudusfilm Karv või Bad Hair inglise keeles. Ja mõlemad filmid nad on mulle lihtsalt väga armsad, sest minu meelest me koos tiimiga oleme saanud väga heade filmidega hakkama. Et Karva puhul siis see, et selline eesmärk oligi teha selline raju body horror. Ja ma arvan, et seal on mõned kohad, mis on vähemalt koos publikuga saalis istudes on saanud väga toreda vastuvõttu ja inimesed ei taha vaadata mingeid kohti ja natukene pelgavad seda filmi ja see oligi eesmärk. Ja teine film siis sama Vanamehe film, mille me tegime siis koos Mikk Mägiga. Lavastasime, kirjutasime koos Mikuga. Et seda on lihtsalt ka, see on selline film, mida on publikuga nii äge vaadata. Et enda projekti ma arvan nii armastaksid väga ja võiks ju kiita, aga kui inimestel tuleb nii tore nii saalist kui ka hiljem interneti kaudu või kuskil tänaval sõbrad ütlevad ja tuttavad või isegi võõrad inimesed, et neile väga meeldis see film, et see on kõige parem kiitus. Ja no natukene võib-olla see festivali menu on ka asi, mis kuidagi turgutab, et seda, eriti kui sa teed filmi nagu Karva, siis antud juhul tegin 8 aastat. Seal muidugi oli seda kirjutamist ja omaette nuputamist palju, aga isegi kui meeskond tuli pardale, siis see protsess oli päris pikk. Ja kui sa teed midagi nii kaua ja siis paned inimeste saali, et palun vaadake. Üks asi on see reaktsioon, mis sa saad saalist saada, aga siis see, et kui sellised festivalid siin ja sealpool kiidavad seda, annavad mingid auhindu, siis see ikka läheb korda. Ja Karval on praegu õnnestunud päris palju noppida mingid toredaid preemiaid, et loodame, et ta läheb ka edaspidi hästi. Ja võib-olla siis nüüd, kui Vanamehe film varsti siin hakkab kohaliku kinolevi lõpetama ja hakkab loodetavasti ka festivalidel käima, et siis ehk naerutab inimesi igal pool maailmas, aga seda veel ei tea. Mis ma ütlesin, see udar on juba ohtlik. Nüüd sa oled minu. Aida kallasid mind. Lasid kuna pea. Ei, muidugi. Nii, davai poisid. Töö on töö. Töö on töö. Ettevaatlikult siis poisid. Hoidke tiki vahel. Suusabaasis on tantsupidu, see toimub siin ja villaste sokkidele. Ole hullu midagi. Turgas mustendab kaanetab saave. sa meenutad mulle poolane sama ilu, sama ohtlik. Selle peab surema! Kuulub hulla. Sellest kuulub paha kampisele. Võta lehma. Rutu. Mis te patsite? Lõigake ta maha! Muidugi jah, töö on töö. Metsade muusika, sa veel suraksid. Töö on töö. Mulle
mulle väga meeldib Eesti kino hetkeseis praegu, sellepärast et siuke asi on juhtunud, kus minu sõbrad ja tuttavad ja kaasaealised on hakanud kino tegema ja mõned minu kõige paremad sõbrad teevad enda esimest või teist mängufilmi. Ja see läheb juba mulle sellepärast korda, ma olen natuke kallutatud selles vastuses, nii et minu enda gäng teeb filme. Aga see on üks asi, aga teine pool sellest on see, et seoses Eesti film 100-ga loomulikult mulle tundub, on tekkinud selline kohalike filmide rohkus, mis on üks asi, aga sellega kindlasti, kui inimestel on kogu aeg käed tööd täis, siis mul tekib mingisugune kompetentsi kasv ja häid mõtteid tiirleb palju ja isegi nüüd, kui see Eesti film 100 laine on läbi, siis nagu seda peatust või seda stoppamist ei ole ma absoluutselt tundnud. Ja huvitav on see, et ise tegime ka Vanamehe filmi koostöös Apollo Productionsiga, kes olid väga tublid partnerid ja siis ma arvan, et see on huvitav tendents, et tulevad võib-olla kuskist erakapitali tuleb Eesti filmi. Et kuigi Eesti film on väga pisike, siis mulle tundub, et on päris tubli praegu viimasel ajal eriti. Et tuleb sinna lisaks sellisele autorikinole, mis on Eestis ju on päris tubli ka varem, tuleb võib-olla siukest peavoolu maiku juurde, mida minu meelest ei maksa karta. Et ma arvan, et kui Eesti film nüüd siseneb sellesse etappi, kus meile tuleb filmi rohkem žanrit ja rohkem mingit publikumenu, komöödiaid, õudukaid, kõike seda värki. Et kui me käime sellise esimese laine läbi, siis sealt ringiga tagasi me jõuame võib-olla väga seda põnevamate autori- ja kunstifilmideni, kus nüüd on siis sisse süstitud neid samu žanri elemente ja seda ise väga ootan ja tahaks seda tüüpi filmi kindlasti ka kunagi teha. Mu tulevikuplaanid ei ole võib-olla nii täpselt nagu Mikk Mägil, aga mul on seal erinevaid projekte esialgu küll ainult märkmikus kirjutatud, et mul ei ole veel midagi konkreetset ette võetud, et kuna mu taust on reklaamide lavastamises, siis ma nüüd kohe pärast Vanamehe filmi valmis saamist olen sellesse maailma tagasi läinud, aga et hoian ennast seal töös. Aga lähiaja plaan on see, et istun maha, võtan selle sama märkmiku lahti, pühin sealt tolmu maha, vaatan, mis head mõtted sinna kirjutatud on ja hakkan neid siis lemmikuid sealt stsenaariumiks vormistama, et siis lähiaastatel selgub, mis on järgmine asi. Miks parem? See juhtus umbes 6 aega tagasi. Jälle kontsert. Jälle täis maja. Jaagup, raavas karjus. Siis ma sain aru. Kurat, ma ei ole mingi üleskeeratav laululind. Raisk. Okei. Peab olema mingi uks kuskil ju. Ma olin sellest kõigest nii kuradi väsinud. Sisemine torm oli vaibunud. Mul ei olnud enam mitte millestki laulda. Laulda? Mu suu liikus, aga see ei olnud enam minu hääl. See oli vale. See ei olnud enam muusika. Jaa, muusika! Härra Terminaator, kas te palun laulaksite? Ei, edaspidi ma laulan ainult siis, kui mul on millestki laulda. Aga härra Terminaator, mina ei oska laulda. Te olete ainus, kes saaks mind aidata. Palun, kas te laulaksite? Ma pigem vaikin enne kui laulan. Aga Terminaator, aga kas te... Ma ütlesin ei!